tahaksin täna jagada teiega ühte lugu, mis mind väga puudutas. See on lugu ühest naisest, kes armastas Jumalat ja ühel päeval ta väga sügavalt palvetas ja palus, et ta võiks kohtuda oma Jumalaga, oma armsamaga, sellega, keda ta oma südames kandis ja kellega ta tahtis kohtuda. Ja ta palvetas ja palus, et Jumal võiks teda külastada. Ja samal hetkel Jumal vastas talle, et ma tulen sulle külla ja ma tulen juba täna. Naine oli väga rõõmus ja nagu ikka, kui me ootame tähtsat külalist, siis me teeme ettevalmistusi selleks. Ta koristas ära toad, tegi head süüa, kattis laua, pani omale ilusad riided selga, toimetas seal toas ja äkki kuulis koputust. Tegi ukse lahti, ukse taga oli naabripoiss. Pisut närvis, pisut ärritunud, ütleb, et tädi Tiina, kas ma saaksin sinu juures olla? Mul ei ole ema kodus, mul ei ole isa kodus ja mul ei ole võtit ka. Kas ma võiksin natuke aega sinu juures olla ja oodata, millal mu vanemad tulevad? Aga Tiina ütles, et ma ei saa praegu sind enda juurde lasta. Ma koristasin just toad, mul on lauakatmine pooleli, sa määrid ära mu toad ja ma ootan väga tähtsat külalist ja pani ukse kinni. Tiina jälle toas toimetas, võttis veel tolmu, sättis veel lauda, pani veel, keetis veel paremat toitusi, jälle koputus. Sellel hetkel oli tema ukse taga naabrinaine kõrvalt elamust, kes oli just tulekahju läbi kaotanud kogu oma vara. Ja ta palus, et Tiina laenaks talle raha ja võtaks ta enda juurde mõneks hetkeks, et ta saaks kellegiga oma muret jagada. Kuid Tiina vastas talle, et tal ei ole aega ja ta ootab väga tähtsat külalist. Ja praegu küll ei saa, tule homme. Täna ma ei saa sind vastu võtta, sellepärast et mul tuleb väga tähtis külaline, mul ei ole aega, aga tule homme mul on aega sinuga istuda, homme ma võin sulle raha laenata, homme me võime rääkida sellel teemal ja pani ukse kinni. Ja uuesti Tiina sättis ennast, vaatas, pani oma ilusad riided selga, tegi ennast korda, sest ta ootas oma Jumalat, ta ootas, et Jumal tuleks talle külla. Ja siis jälle koputus. No kes see jälle tuleb mind segama? Ja ukse taga oli naabrimees, alkohoolik. Ja Tiina ütles talle, mul ei ole aega, mine ära sega mind, kohe tuleb väga tähtis külaline, ma ei saa sinuga praegu vestelda. Ja pani ukse kinni. Ja õhtu jõudis, Tiina käis mööda tuba, palvetas, ootas, laud oli kaetud, toad olid korras. Ja kell muudkui liikus edasi, aga Jumal ei tule külla. Ja Tiina ootab ja Jumal ei tulegi külla. Ja kell saab juba 12 ja Tiina palvetab, läheb uuesti palvesse ja küsib, et Jumal, et sa lubasid, kell saab kohe 12, sa lubasid, et sa tuled mulle täna külla, aga miks sa ei ole tulnud? Ja Jumal vastas talle, Tiina, ma tulin sinu juurde täna 3 korda, aga sa ei võtnud mind vastu. Ja tahaksin lugeda Ilmutuse raamatust, kus ta ütleb, et Ilmutuse 3:20. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Ja tahaksin teile kõigile soovida, et me kuuleksime ära tema koputuse, me mõistaksime ära tema koputuse, kui ta tuleb, kui ta koputab
ja kui ta on meie ukse taga. Olge väga õnnistatud, olge väga hoitud ja paneme tähele seda koputust eneste eludes. Kõike head teile ja uute kohtumisteni!